Tere! Loodetavasti on mind kuulda. Ma olen esimest korda mikrofoniga ja kõigepealt ma tahtsingi üldse väga tänada Excellenti, et ta tegi mulle sellise pakkumise ja usaldas mind jagama sellist pikaajalist kasutusest kogemust, et kuidas meie võtsime portali kasutusele ja millist reaalselt väärtust see on toonud meile ja kui ka klientidele. Et siin oli nüüd selles suhtes ka enne digitaliseerimine ja kõik ja antud portali kasutustvõttu, et minu jaoks annabki sellise hea ülevaate, et see AI pilt, et see täiesti peegeldab minu mõtteid. Et esimene asi, mis mind portaali juures kõnetas, oligi see lihtsus ja selgus, lisaks veel ka kasutajasõbralik ja disain. Juba sisenedes oli sul näidikud, et võiks öelda, et sina lähed sisse ja näidikud on sul täiesti kohe olemas, näha nii juhile kui ka võib-olla raamatupidajale ja ka kellele on see antud võimalus üldse kasutuselt tehtud. Seal saab ka muidugi delegeerida teatud tingimusi. Aga näidikute pilt, mida nähes, on üks päris suur väärtus selles suhtes, et siin tekib võimalus täpselt analüüsida statistiliselt eelmist aastat, jooksvat aastat ja teha kohe jooksvalt võrdlusi, kuidas on läinud eelmine kuu, kuidas on läinud üle-eelmine kuu ja milliseid plaane me teeme järgmiseks kuuks. Ja just selles suhtes, et võrrelda seda eelmise aastaga, sest et me ei pea hakkama otsima kuskilt tulude ja kulude pealt, kuidas meil siis eelmine aasta on läinud. Et siin ongi võimalus see kuude kaupa, mis annab väga kiire ja selge ülevaate. Ja see tähendabki see, et info ei pea otsima, vaid info on sinu ees kohe olemas. Üldse portali see väga loomulikult tuli see kasutusele võtt. Et Excellentist tuli siuke pakkumine. Algul mõtlesin küll, et ma ei oska öelda, sest ma ei teadnud, mis see on. Sain teadna ja tekkis kohe siuke kliks, et see on ideaalne lahendus just nendele klientidele, kes Excellent Booksi programmi endale alla ei pea tõmbama. See on hea veebilahendus neile, kes saavad portalis oma asjad tehtud ja see on minu klientide poolt oodatud kauaaegne lahendus, mis täna on täiesti kättesaadav. Vajalik vaid Booksi poolt ära seadistada ja anda ligipääs kasutajale. Klientide seas on see hästi vastu võetud ning nad on öelnud, et kasutamine on mugav, saab vajalike andmete ligi, minu jaoks see tähendab jälle ajasäästu ja kliendid saavad ise oma toimingud teha ja vajalikud informatsioonid kätte, mis on iga kord küll erinev, aga see on kõige peamine. Suurim võit on ajas, et klient soovib arvet teha, koostada. Ja minul enam ei ole vaja seda uuesti programmi sisestada, kui tema teeb kuskil vanast ajas nagu Excelis või ma ei tea, kasutab mingit teist programmi. Et see säästab märkimisväärselt aega ning see ei ole lihtsalt väike mugavus, vaid tegelikult suur muutus. Tänapäeval on raamatupidaja aeg kallis ning selline duplikeeriv töö on spetsialisti teadmiste ja kompetentsi raiskamine. Lisaks on juhil alati võimalus kontrollida, kas kuluarve on olemas ja kas see on tasutud. See on eriti väärtuslik näiteks olukorras, kus raamatupidaja on näiteks puhkusel üldse. Et lisaks on olemas ülevaate puhkustest ja puudumistest veel ja seda näeb mitte juht näeb kõike, kui on vajadust, aga selles suhtes, et töötajana, kellel on ligipääs, siis tema näeb enda isiklikke puudumisi.
ja puhkumist. Ja siis saab ka puhkuste avaldusi teha ja planeerida tulevikke puhkuse. Et antud vaade on ka võimalust just mobiilist, et näha, et kas arved on tasutud ja millised arved üldse tehtud on. Ja see ongi selles suhtes andnud päris suure muutuse raamatupidaja korraldustest märgatavalt kiiremaks ja sujuvamaks. Et seda ei kasuta ainult raamatupidajad ja kliendid, vaid seda saab ka kasutada juht või mida iganes, kes selles suhtes on antud ettevõttes tegeleb antud andmete, võiks öelda, et arvetega. Et just ongi, et see tihti on see, et arvete koostamisel tekivad küsimused ja siis siin on ka võimalus see, et klient alustab selle arvete koostamise ära, tekib mingi probleem ja raamatupidaja isegi on võimalus niimoodi kas või mobiili kaudu minna peale salvestamist vaadata, milles on probleem. Ja selles suhtes, et saab need kasulikud ja väärtuslikud tunnid palju kiiremini ära teha, mitte ei pea närvitsema klient, et millal see nüüd raamatupidaja ükskord läheb sinna arvutisse ja teeb selle muudatuse ära. Ja muidugi suureks plussiks on ka see, et kui läheb kliendi juurde nii müügiinimesena, siis tal on info olemas antud kliendile, kui palju on tehtud arveid ja millises summas ja kas nad on tasutud või mitte, milliseid kokkuleppeid teha. Kui üldse rääkida laiemalt, siis mina olen Booksi kasutanud juba üle 20 aasta. Mind on selles suures hoidnud eelkõige turvalisus ja töökindlus. See ei ole lihtsalt programm. See on tööriist, millele saab päriselt loota. Lisaks on programm pidevas arengus, kaasaegne ning koostöö Excelendiga on olnud väga positiivne kogemus selle pika ajal. Igapäevatöös loevad väga praktilised asjad. Näiteks see, et saan avada mitu vaadet korraga ja neid võrrelda. Et siin on täiesti mul võetudki täitsa mitu akent ette, võivad täiesti olla, oleneb ekraanist, et üksteise peale ma saan liigutada ja kui on mitu ekraani, siis võin ka mitme ekraani peale laiali selles suhtes panna. Ja see annab väga suure plussi, kui on vaja mingit infot kätte saada, või on vaja mingit parandust teha, kus see tekkis mingi vahe ja nii edasi. Et siin ei pea jätma meelde, mul oli see seal, nüüd ma pean sinna minema ja selles suhtes, või siis üles kirjutama, et ma jumala pärast midagi valet asja ei vaata. Et siin tulebki täpselt see, et klikkides edasi lihtsalt kiiremaks ja loogilisemaks liikumiseks. Ja palgamoodul on minu jaoks nagu tõesti kirss tordil. Ma tean, päris paljud kiidavad Meritit, aga mina ei. Arvestus kajastub kohe pearaamatus, on muudatused ja selgelt on nähtavad ja mul on alati ülevaade, kellele, kui palju on maksmata või makstud, mis perioodi eest. Maksmata palkade ülevaade on ka jooksvalt olemas iga töötaja kohta ja ka mitme kuu lõikes, mis teeb väljamaksete tegemisel lihtsaks ja läbipaistvaks. Ma ei pea jätma meelde otsima kuskil minema, kuskil vanasse ajalukku, mitu kuud tagasi äkki kellelgi jäi mingi osa maksmata. Et on ettevõtteid, kus tegelikult ei ole niimoodi, et makstakse kuust ühtesugust palka ja selles suhtes, ja korrektselt kahjuks. Et tihti ongi see niimoodi, et see ununeb ära, see vana, ja siis siingi täpselt see ongi see, et kui tekib võimalus ja vaadates siis väljamakset tehas,
saabki valida täpselt, millise kuupalka see välja maksad ja nii edasi. Ja tihti on muidugi see uute töötajate kogemuse tagasiside on selles suhtes, et mina 20 aastaga on päris suurelt olnud, et seda programmi ei tunta. Ja tekivad kohe sõna otseses mõttes foobiad. Et üks suur pluss on muidugi see, kui uuel töötajal on varasem kogemus direktoga. On kohanemine kiirem, sest programmide loogika on sarnane. Suureks abiks on muidugi büroo sisene tugi, et ei ole üksiksakkaja. Ja väga suured tänud on see, et Excelendi tugi on ja videomaterjalid on väga head. Alguses on ikka tekkinud alati küsimuste ja vastuste üles leidmine raskemaks, aga vahel on nutikam helistada klienditukke, siis saad kätte kas kohe juhendatud materjali või nad siis saadavad sulle vastava õpetuse meili peale. Aja jooksul, kui kasutaja on süsteemi selgeks saanud ja muutub töö sisuliselt kiiremaks ja loogiliseks, siis tihti tekib isegi vastupidine efekt. Kui tuleb töötada järsku hoopis teise programmiga, näiteks Meritiga, siis tundub see täiesti ajamahukam, eriti kui on vaja kontrollida ja korrigeerida kuu- ja aastasaldosid. Puuksis käib see oluliselt lihtsalt ja kiiremini. Ja üldiselt kokkuvõtteks, siis peamine põhjus, miks helistan Puuksi, on see, et ma ei pea raiskama oma väärtuslikku aega piiratud võimalustega programmidega töötamisel. Mulle meeldivad suured pildid ja laialdased võimalused ning Puuks pakub mulle seda. Ja kuigi kõik võimalusi ei pruugi kohe teada, on alati võimalik juurde õppida ja lahendusi leida. Aitäh! Suur tänu! Läheme küsimuste juurde, küsimusi on tulnud palju. Ma hakkan täitsa siit tagantotsast pihta esimeste küsimustena. Miks sa selle keskkonna oled üldse valinud? Miks portal, mis see murdepunkt oli, kus varasem lahendus tundus, et peab midagi muud tegema hakkama? Portaliga oligi see just, et oligi ootus just klientidega, et kes tahtsid ise teha müügiarveid näiteks või siis müügiteemaga, et tal ei olegi vaja mitte kuskile mujale ligipääsu. Aga ikkagi, kuidas see klientide signaal kohale jõudis või kus see tunnetus tekkis, et nüüd et kliendid tahavad igasuguseid asju, et mõned suuremaid, mõned väiksemaid, mõned tahavad üldse mitte maksta, eks, et kliendid on igasugused. Kus sa aru said, et nüüd on vaja see muudatus teha, mis sellest rääkis? Pidevalt oligi tegelikult kliendid ja ise nägime, et pika ajal, just see 20 aasta kogemus raamatupidamise tegelemisega, siis jälgides just ja tehes, et erinevate ettevõtetega, siis tulevad just see, et okei, et ma võin ju ise neid ka müügiarved teha, ja ma ei pea siis ootama, et millal sa ükskord mulle teen, et ma saaks palju kiiremini teha. Eriti veel hea oli see, et kui klient otsustas õhtul kell 9 ja tal on kiiresti kohe vaja. Siis ta saabki läbi portali ise ära teha, siis kui tema otsustab. No siis tal ei ole nii kiire. Peab tegema ise, siis ta saab teha seda järgmisel hommikul rahulikult. Kas midagi on sellist ka, mis teid täna Puuksi juures häirib? Omade inimeste värk kõik võib rahulikult ära rääkida. Ausalt öelda, vahest häirivad just nende sama, et tahaks kiiremini uuendustega edasi minna. Et just ongi see, et nagu alguseski peale, et programmi uuendused tulevad vahest pika vinnaga järgi alles, kui tegelikult on idee ja mõte juba olemas. Nüüd läheb isiklikuks küsimusteks siin juba, et 2 inimest küsivad enam-vähem nagu aja kasutamise kohta.
et kas te olete kuidagi mõõtnud, tunnetuslikult hinnanud, et kui suur see ajavõit siis on, mis see päevane võit, nädalane, kuine? Ajavõit on päris suur, sellepärast et nii kui klient salvestab, on minul programmis see arve olemas. No aga ikkagi, et kui palju seda protsessides siis nädalas aega üle jääb? Kõik olenebki mahust. Aga kui ikkagi selles suhtes, et klient annab mulle info, tee see arve, kui hästi ta selle info edasi annab, siis mina pean koostama arve, siis annan talle, saadan tagasi, et kas ikka on nii, ei, sa lugesid seda natuke infot valesti või unustasin, et ma panen see ka juurde. Jah, just täpselt. Et täiesti võib tekkida siin, see on väga hästi öelda, 5 minutist kuni tegelikult poole tunnini. No, arusaadav. Ja siis keegi, ma ei tea nüüd, kas sellel küsijal on mingi mõte ka, võib-olla tahab ise kutsuda sind õhtul kuhugi. Küsimus kõlab, et kui dubleeriv töö kaob ja kui lähevad asjad kiiremaks, siis kuhu see vabanenud aeg läheb? Ma arvan, et siin kõlab natuke nagu väike teit, et äkki saab juba 4 minna, et sa teed arved kiiremini ära ja... Aga mina ütleks siis see, et sellisel võimalusel ongi raamatupidajal siis minna katusele väikest võtma, et ei tekiks D-vitamiini puudust. Jaa, noh, täna saab jaanuaris, ma ei tea. Jaanuaris võtab raamatu kätte, oma arvutiga läheb kuskile soojale maale üldse. No täpselt, nii see käib. Nii, ma vaatan veel. Kui tihti sa tegelikult nagu monitoorid, et mida teised süsteemid teevad? Ma saan aru, et see küll ei ole ju lihtne, et kui kogu nagu see igapäeva elu ja mõnes mõttes nagu toimimise loogika on ühe keskkonna peale üles ehitatud, aga et siin küsija küsib nii, et olete üle 20 aasta kasutanud, et miks ei ole vahetanud, kas teised süsteemid ei ole üldse võrreldavad või ei ole seda flirtimist lihtsalt olnud ja seda infot tegelikult, et mida teised päris teevad, kui aus jälle olla? Ausalt öelda, olen ikka võrrelnud ja esimesi võrdlusi võib-olla oli mingi 15 aastat või tagasi, siis kui ma ei teinud Excelendiga veel väga suurepärast koostööd ja kui tekkisid esimesed väga kolossaalsed hinnatõusud, siis väiksena tegijana oli küll, et nutumaik, et mis ma nüüd teen. Aga just täpselt siin tekibki selles suhtes, et tuleb küsida ja alati on lahendus olemas. Et on täpselt niimoodi, nii mõnigi on täpselt nii, et klient tuleb ja selles suhtes, et ma tahaks sellist programmi ikka kasutada, see on nii hea, odav ja igat pidi. Ja kui ma räägin ikkagi, ma olen vaadanud neid Meritit ja siis ma olen ka neid võib-olla ei peagi ette ka lugema just, kõik. Et siis ongi täpselt, et jah, täna sul võib-olla ongi, et sa mõtledki ainult müügiarvete ja kuluarvete peale ka ja ütled, et mul üldse palka ei ole tähtis, sest ma praegu kellegile palka ei maksa, aga aasta pärast on sul järsku äkki ettevõtte nii suureks kasvanud, et see ettevõte jääb sulle, see programm jääb sulle nii kitsaks, et ära vaata ainult kastidega ja otse, et tuleks tegelikult ikkagi kohe vaadata laialdaselt ja kastist välja. Taimi, suur aitäh! Aitäh ettekande ja nende vastuste ees ka! Teie ees oli Taimi Pent, kes siis on ise igapäevane kasutaja ja Excellent portalist oli siis tervikuna jutt. Aitäh! Aitäh!